teevad 10 kükki. Kuule rock'n'rolli, nüüd on õige aeg tõsta üles käed ja kaelast rebi krae. Võtta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja, jõuab elada. Ava silmad, mõtle peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus ole. Olin mina juba peaaegu suusasaapa jalga panemas, aga siis võttis Vahur mul nööbist kinni ja ütles, et ei lähe ma kuhugile enne, kui ma olen teinud harjutusi. Tere, Vahur! Tervist, Eni! Räägi, mida ma pean nüüd jälle enne saabaste jalga panekut tegema? Siin ei saa ju mitte midagi teha enam. Iseenesest sa ei pea mitte midagi tegema. Me võiks kohe rullide peale saata ja suusatama. Aga et meie meditsiinikarbi plaastreid võimalikult vähe kuluks, võiksime natukene kuival maal harjutada. Kuna nagu sa näed, sa pead hakkama selliste juppide peal kiiresti sõitma. Need on 4 cm laiad, 60 cm pikad ja mõned laskumised sa võid usu mind 40-50 km tunnis alla tuisata. Et lõpp hea oleks, kui sa natukene oma tasakaalu tunnetust parandaksid, enne kui sa nende peale läheksid. Tunned ise kindlamalt ja tõesti meie plaastreid kulub vähem. Et nüüd asjaga sind kurssi viia, siis pakun välja 2 harjutust, mida me võiksime koos teha. Nii. Et lihtsalt parandada tasakaalu suusa peal. Selleks, seda saab kodus ka teha. Lähed kodus peegli ette, siis sa näed ennast ilusti. Sina oled minu kõrval, sa võid mind vaadata. Ja me hakkame imiteerima paaristõukeid. Siis me teeme jalaga paaristõukeid, kus me tõukame jalaga, käega ja lõpus teeme vaheldavat sammu. Kuiva maa peal püüame imiteerida. Võimalikult sarnaselt talvisele suusatamisele. Oled sa valmis? Olen, aga nüüd ma olen kindel, et ma ei oska talvel ka enam suusatada. No, Läheb. Nii, no lähme paaristõugetega. Käed ette ja hakkame tõukama. Lihtsalt käed õlast käima, imiteerime natukene seda suusaliigutust. Kas ma talvel põlvest alla käime? No, talvel sa vist ei käinud, aga nüüd sa ära unustanud. Nüüd sa jälle kükitad siin põlvest. Et põlved on küllaltki sirged ja harba peale. No, mõtle, et sa tõukad suusakeppidega, sul on suusakeppid käes ja sa tugevalt tõukad. Nii, nüüd eeldame, et meil tuleb selline lauge tõus ja me peame hakkama jalaga hoogu juurde andma. Nii, jalatõuge, paaristõuge. Lähme sellisele sammule üle. Jalavid taha, käed ette ja seejärel kätetõuge, jalg liigub kõrvale tagasi. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Kui kõrgele mul need käed käivad? Käed liiguvad eest umbes õlakõrguseni. Pisut võib rohkem. Ja siis tuleb keretõuge. Nii, see on päris lihtne, on ju. Ja käed liiguvad ees ka. Nüüd nad ei liigu ette kokku, vaid õlgade laiuselt. Täpselt nagu talvel. Hopp, hopp. Nii. Aga see on selge. Nüüd meil tuleb natuke järsem tõus ja me peame hakkama vahelduvat sammu kasutama. Nüüd seisame ühe jala peal ja paneme hoo liikumisega vastas jala vastas käe tööle. Jalg liigub puusast ja käed liiguvad õlast hästi vabalt. Nii, lihtsalt, et tasakaalu parandada ühe jala peal. Nii, siis võime jalga vahetada. Teeme mõlemal jalal selle läbi. Just, hästi vaba liikumine. Tuleb välja küll. Nii, aga suusatades me päris lihtsalt ei kõigu, vaid meil tuleb teha ka sooritada tõukeid. Siis nüüd ma asetasin siia telliskivi, mille peale me püüame oma nii-öelda libiseva sammu saada. Harjutus näeb välja täpselt selline, et me teeme selle sama hoo liikumise. Me oleme 1,5 meeter kuni meeter sellest kivist. Teeme hoo liikumise ja selle hoo liikumise pealt püüame ennast suunata siia kivi peale seisma või siis nii-öelda libisema, kus meil vastas käsi ja jalg sirutuvad ja ma hoian tasakaalu täis talla peal selle kivi peal seistes. Proovime. Hopp, just. Ja siis kui peeglis kodus oled, võid veel jälgida, mida su käsi teeb. See eeldame, et siin on sul suusakepp käes. See käsi lükkab kepi lahti ja selle varba tõstame ka pisut ülesse. Sest me eeldame, et meil on talvel siin 2-meetrine suusk. Ja... Aga sellel
liikumisel ma mõtlen, kas ma nagu tõukan ennast jah, sa pead pisut tõukama, kuna talvel sul on vaja ka määre lume sisse kinni suruda, siis see liikumise pealt sa teed hästi kiire, kerge allaiste ja tõukad ennast siia teise jala peale hopsti ja püüad seda asendit, ütleme 3-5 sekundit hoida, et lihtsalt harjuda selle tasakaalu hoidmisega siin. Ja siis me kordame seda ühel jalal, teisel, esimesel, teisel. Harjutame natukene. Talve, oled sõduraina, püsima pead palvel, tere luuletaja, saame raamattrükki. Aga kas ma olen ma ei saa ise praegu aru, kas ma pean olema jalast ees, pool taga? Ei, sa praegu on väga hästi, sellise kõrge puusa peal, et sa vajusid põlvest alla, siis on meil reielihas liiga pinges, sa oled täitsa siin puusa kohal võimalikult, õlad võid nagu nii-öelda kassi küüru pisut keerata, et sa ei suru rinda ette, vaid sa keerad, õlad keerad. Ja nii, ja kui sa nüüd tunned ennast hästi mugavalt juba, et see on nii lihtne harjutus, muuseas ma märgin ära, et see telliskivi ei ole päris sileda maa peal, vaid ta on pisut kaldu, imiteerides tõusunurka. Ja kui sa tunned ennast nüüd väga hästi, siis sa teed seda harjutust võt niimoodi, et sa paned selle jala käima ja siis, kui sa sammu tegema lähed, paned silmad kinni ja püüad siis tasakaalu saada. Ja seda sa juba isegi telliskivi peale tegema, kuna meil on siin selline kald perv, siis sa võid seda lihtsalt perve peal ka teha. Kus ma võtan kivi ära ja kohe algusest peale paned silmad kinni ja püüad hooliikumist silmad kinni sooritada ja siis teed selle sammu ja püüad libisema saada. Ava silmad mõtled peaga küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise pärast. Võta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja jõuab elada. Ava silmad mõtled peaga küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise pärast. Kuigi alati sul kõik ei lähe, kõik ei ju ei saagi. Nii võib ju veeta terve päeva kusagil künka peal. Võib, aga piisab, ma arvan, sellest, kui sa enne klassikarulli peale minekut lihtsalt 5 minutit natuke läbi teed, oma see tasakaalu tunnetuse, siis ei tule sellise šokina see, kui sa lähed rulli peale ja siis hakkavad jalad vänderdama, et siis juba oskad natukene hoidama ennast turvaliselt. Selge, aga kas on meil veel mõni juurdeviiv harjutus või kas nüüd juba võib panna saapad jalga? Ma arvan, me kätetöö, jalgade töö käisime üle, et võib saapad panna, ma otsin nii kaua rullid ja kepid üles ja suundume rajale. Põnev. Võta